tegelikult on ju suur põhjus see, et meil on väga väike sündivus. Sellega peaksime tegelema ja hoidma inimesi, et tõepoolest sündivus kasvaks nii maal või ka siis linnal. Samad need väikeste koolide löömine, tähendab, vahet pole, kas on põhikool, gümnaasium. Inimesed on hakanud julgemini midagi välja ütlema nendele, kes seda riiki valitsevad. Ja annaks Jumal, et neid selliseid inimesi tuleks rohkem ja nad rohkem ütleksid välja, sest kelle jaoks riik lõpuks on? Ta meie jaoks, mitte vastupidi. Kui siia Kagu-Eestisse tuleks 5-16 keskmise suurusega Vene turul orienteeritud ettevõtet, et tõekohad on ikka see kõige olulisem. Kui 20 aasta pärast kooli õpetajad hakkavad natuke teist nahavärvi lapsi õpetama. Kuni su küla veel elab, et siis elad sina ka Eesti loom. See Lõuna-Eesti on küla suurema linna. Ühiskonnas säilitatud tasakaal, et siis kõik okei. Ma arvan, et keegi peaks meie ajal ka hakkama tegelema, et see oleks nagu visioon, et kuidagi nagu rahvavalgustusega. Et see on selle alu. Kui on olemas see isamaa armastus ja see tahe ja see hoidmine ja mitte ainult see koolitee pikkus, vaid ikka selle kogukonna tunne ja see sügav juurte tunnetamine. See tekitab kõik need muud asjad. Läbi selle siis hakkame koos töökohti looma ja minema läbi selle isamaa armastuse. See annab kõigele, nagu elus armastus on kõige alus. Aga kes viib selle mõtte siit laiali nende inimesteni, kes võib-olla täpselt teevad need otsuseid ja mitte ainult need otsuse tegijad, vaid kogu see rahvameelsus tuleks ühtne. Me ju teame, kuidas nagu mujal Taani või Soome või kuidas seal tähistatakse vabariigi aastapäev ja kui suure pidulikkusega ja kui südamest kõik see ei ole. Praegu on positiivne see, et väga palju noori on välismaal ja ma arvan, et 20 aasta pärast, kui need on sealt juba rüdamis hakkavad tagasi tulema, siis on tänavatel ka rohkem inimesi, kes naeratavad ja on oluliselt sõbralikumad kui praegu. Külaseltse tekiks veel rohkem ja otsustamist läheks rohkem rohujuure tasandile. Siis peaks seda maale elama tulemist ja töökohtade loomist siiski soodustamast. Ilma töökohtadeta me võime ju rääkida ja nutta, et meil ei ole lapsi, aga kui meil ei ole töökohti, kus see ema-isa saaks selle igapäevase leiva teenida siin maal, võib-olla neid maale tulejaid oleks rohkem ja põliste aludest ei kolita maalt ära. Kolitakse siiski ära nendest korterküladest, kus selle korteri ülalpidamine on ebanormaalselt kallis, ta peab tööl linnas käima. Sealt kolitakse ära, aga päris talvest maalt siiski ära ei kolita. Ja meie oma kogukonnaga oleme juba 4 aastat pärast seda, 2000. aastast, mina olen lühemat aega seal olnud. Me oleme kõike seda teinud, mida me ootame võib-olla. Teeks meile kas kohalik omavalitsus pakuks mingit teenust või riik pakuks mingit teenust. Et kui see riik seda teenust mulle siis ei paku, ma ei saa ka öelda, et ma tahaksin mingisugust teistsugust riiki. Ma siis teen seda ise. Et see ongi nagu minu ainus võimalus aidata siis kaasa midagi sellele elule, kus ma elan. Ma ei oota kogu aeg käed rüpes, et keegi minu eest midagi ära teeks. Aga kui me koostööd ei tee, ettevõtted omavahel koostööd ei tee, me kardame üksteise Peoro ja Andrese sündroomi niivõrd tugevalt seal veel niivõrd südames veres sees. Et kui me seda ei suuda ületada, muutume sallivamaks, avatumaks, siis on nagu raske tulevikuga Eesti riigil näha. Ma loodan, et kõik läheb selles suunas, et me muutume sallivamaks, avatumaks, koostööaltimaks. Riigikaitselisest aspektist, et mis siis on, kui meil on mööda seda Venemaa piiri, on siin lihtsalt ruutkilometrite viisi on ainult mets. Kas see on siis nagu mõistlik või? Kas see on nagu riigi seisukohalt nagu mõistlik või? Kas riik nagu selle peale ei mõtle? Natukene rahulikumalt nagu rääkida ka, kas keegi vastu ei astu, siis ta ei tule. Inimesed on vabad, inimesed peavad olema vabad ja peavad saama vabadena ütelda, aga me oleme jõudnud sinnamaani, kus meie poliitikutel ei ole kas siis julgust või nad kardavad oma töö ja tänasel päeval välja võidetud sissetuleku eest, et nad julgeksid ütelda seda, mida nad arvavad. Aga kellegi arvates on täna siis hariduses asjad korrast ära ja siis pannakse üks selline tugeva selgrooga mees sinna ette otsa, kes
ennem juhtis sõjandust, nüüd läheb, paneb hariduses asjad korda, eks ole. Ja see ongi siis meie see Eesti riiklus või Eesti poliitika või no mida me siis, kulla sõbrad, no hakkame sellest pihta, et tõmbame siis joone alla ja hakkame otsast peale. No. Meil on ju see, et kui midagi kuskilt mingit väärtust tekib või tekitatakse või üle jääb, siis tulevad poliitikud ja jagavad selle ära. Need samad inimesed, nagu Ave Tamra ütleb, et me ei oota midagi, me teemegi ära. Teeme ja elame oma elu ja saame hakkama. Öeldakse, et kõik see, mida me kõige rohkem vajame, on armastus. Mina leian, et tuleks luua keskkond, kus see armastuse jagamine on võimalik. Nii, et kellelgi ei ole puudu. Võib-olla pigem üle, aga puudu ei oleks. Ja kuidas siis seda keskkonda luua? Et mina näen lahendusena just kogukondi, kus kõik need inimesed, kellel on sarnased huvid, koonduvad. Ja teevad just täpselt seda ja just niimoodi, nagu neile meeldib. Mitte nii, et keegi kusagilt mujalt ütleb, et sa pead täitma selle programmi ja need normid. Ei, mitte keegi teine ei saa meile seda öelda, vaid me ise. Ja just see, et inimesel oleks julgust ise tegutseda. Me peame lahti ütlema sellest orjameelsusest. On aeg. Meil kõigil on õigus elada ja armastada ja tunda ja tegutseda nii, nagu on kõigile kõige parem. 20 aasta pärast elada seal samas väikelinnas Antslas, kus ma elan praegu ja tahaks ka seda, et lasteaedades näiteks isadepäeval ei oleks mitte emad kohal, vaid oleks ikkagi isad kohal, sest kõik isad on kuskil välismaal tööl. Lastel, kes tahavad haridusteed jätkata, nad ei oleks sõltuvad ainult vanemate positsioonist ja materiaalsetest võimalustest. Et nad saaksidki teha nii, nagu oli jutt, et nad teavad, mis nad tahavad, et neil olekski rohkem võimalusi. Ja et ei oleks see, et laps peab tegema valiku, et kas ta saab ainult õppida ehitajaks või ta saab õppida millekski teiseks, aga kuna lähedal asub kool, pakub ainult ehitajaeriala ja võib-olla seda varsti ka ei pruugi olla, et siis ei saa ikkagi teha seda, mis tahaks. Ja kogu aeg käib võrdlemine, et vähem ebavõrdsust, kõik erialad on tähtsad. Ja see isamaa armastus, loomulikult see on tähtis, aga see ei peaks olema nimisena, vaid ikkagi tegusena. Elu kvaliteet ei seisne mitte selles, kui palju ressursse läbi soolestiku lastakse, ehk siis GDP elaniku kohta. Üks mõõdik, millega minnakse varem või hiljem rappa. Vaid elu kvaliteet on see, kus inimesed naudivad oma elukeskkonda, kus on tõepoolest harmoonia, tehiskeskkond ja loodus, ja kus on eelkõige väga tugev kogukonnakultuur. See tegelikult on kõige suurem väärtus, inimese jaoks kõige suurem väärtus on tegelikult teine inimene. Ja seejärgi tulevad siis juba kogukond, isamaa. Ja need on tegelikult, mille saab püsida jätkusuutlik ühiskond. 100-110 aastat tagasi tegi Jaan Tõnisson imet, tõmbas Eesti ühiskonna käima läbi ühistute, läbi koos tegemise ja sellel baasil oli võimalik kokku panna vabadussõjaks võitlev armee. Nii on ka tänapäeval vaja nüüd uuesti inimesed kokku tuua, eestlased on tegelikult selleks juba valmis. Võimul olles võim korrupeerib iga inimese, kas või läbi selle, et ta ei märka enam inimest kaugelt. Seda võimu kogu aeg kontrollima, kõik kui demokraatlik me ei ole. Ja see tähendab seda, et see kogu kodaniku ühiskond peab olema kogu aeg valmis. Ja siin on kaks märksõna, lisaks nendele armastusele, aususele, ikkagi usaldus, see, kes toodab usaldust, see toodab kodaniku ühiskonda ja austus. Austus kõigi vastu, mitte ainult laste ja noorte vastu, ka vanade vastu. Vanad on tegelikult juba sageli meil unustatud ja ühiskonnast nagu välja lõigatud. See ei ole õige. Harmooniline on see ühiskond, kus kuulates kõiki noori, vanu, keskealisi, kõigil on koht selles mängus. Loojaliku maailmakäsitluse järgi areneb elu edasi. Nii nagu perekondki. Perekonnas ei ole keegi liigne. Lapsed on nõrgad, neid on vaja toita. Vanad on niisama nõrgad, neid on ka vaja hoida. Aga seal igaüks püüab oma jõu, nii palju kui tal jõud on, kõik pere elu hüvanguks. Ja see keskmine põlvkond, see siis on kõige jõulisem. Meil on praegu mindud Eesti riigis seda kiskeliku maailmakäsitluse järgi. Nii nagu on aktsiaselts, firma. Seal on öeldud ilusti põhikirjas, et kasum on tähtis. Me peamegi muutma mõtlemist. Kui me tahame, muudame selle Eesti elu perekeskseks,
konkurents tuleb paratamatult, aga ei ole vaja õpetada kaklema ja teisele jalgu taha panna. Et kuidas Inglise või see Eesti Peek on Inglismaale jõudus? Ega ei seda viis ju riigifirma, riik organiseeris. Kuidas me täna kokku saime? Riigikogu liige lõppude lõpuks võttis ikka kätte ja hakkas seda organiseerima. Sest asju on selles, et ei ole jõudu. Ei ole jõudu. Ma olen 20 aastat käinud ja Petserimaa eest sõdinud. Sinna jääb. Miks? Haridusministrile rääkisin seal Värskas, et ühtegi Setomaa kooli ei likvideeri. Ja ei likvideeri. No palju ta sai? Likvideeriti ta ise. Meil on praegu süsteem üles ehitatud kiskelikult ja mõõdupuus on kasu ja mõnu. Loojalikus maailmakäsitluses on liigimise armastus ja õiglus. Sest kui me hakkame kiskeliku maailmakäsitluse järgi üles ehitama, siis perekonda ei ole lapsi vaja. Ainult karjuvad ja söövad ja kulutavad. Vanu inimesi ka ei ole vaja. Lõpetaks suureks kiiremini maha. Vaadake, näete, me peame teistmoodi hakkama mõtlema. Ja minu jaoks ei ole rohkem raamatuid kui praegu. Üks raamat, kui ma lähen nende juurde rääkima, siis on üks Eesti riigi põhiseadus ja teine on piibel. Mingid eetikakoodeksid ei ole vaja, kõik on olemas. Võtke see 10 käsku ja täitke neid. Ära valeta, ära varasta. Vaata Riigikogu liige, mida nad on teinud. Nemad otsustavad, rahvast vastutab. Parteiladvikutest on moodustunud nagu nõukogudeaegne poliitbüroo, põhijoontes on nad kokku leppinud, valimisseadust ei muuda, muud ei pääse võimu juurde, vastutusest on ka nad vabastatud, teeme mis me tahame, rahvas vastutab ja just rahvas kannatab. Minu meelest ei ole eesmärk, et on palju neid töökohti ja töö. See ei ole eesmärk, töö on vahend ikkagi. Aga ma näen kõrvalt vaadates, nagu ka tagasi tulles, et Eestil on nii suur võimalus just saada selliseks eeskujuks või selliseks positiivseks näiteks, et me oleme piisavalt väike, aga piisavalt valimisseadust tuleb muuta. Sellega me saavutame kõike seda, millega me täna rahul ei ole. Me saavutame seda, et demokraatia poliitilises, tänases poliitikas hakkab demokraatia nagu selline mõju või kuidas siis ütleme, ta ei suuda toimida sellena, mis ta tegelikult on. Ja teine asi on see, et siin keegi just ka enne lõppu ütles, et me ei teeks valesti. Täna tegelikult ei ole teinud ju Eesti ülesehitamisel, selle uue Eesti ülesehitamisel midagi väga palju valesti. Et me oleme riigina üritanud läbi poliitikute ja läbi poliitiliste liikumiste teha kõike seda, millest nagu ka keegi ütles 70 aastat, meil on auk sees. Ja me oleme selle kõik hästi ära teinud.